natuke nagu oleks mingi kummaline jõuluüritus. Kõik on sebivad, sekeldavad ja ometigi nii tõsine teema. Teisalt jällegi väga meeldiv. Väga meeldiv oli teiega siin rääkida, kellega ma jõudsin rääkida. Selline armas uudishimu ja veelgi rohkem see taustajõudude sihuke toimetamine. See on kantud mingist väga armsast, südamlikust, hoolivast hoiakust. Seda on väga tore kogeda olnud. Ma ei tahaks ära rikkuda tuju öelda, et ei ole midagi uut nüüd tulemas ja et kõik seda on juba ammu teada olnud. Väga paljudest nendest ainetest, mida psühhedeelikumide raamides käsitletakse, on inimestele ammu teada ja nii nagu Neeme jõudis põgusalt öelda, neid on proovitud katsetada, edukalt katsetatud, uuritud, siis pandud musta nimekirja. Eelmise sajandi 50-ndatel väga palju LSD-d uuriti, siis 70-ndatel läks kõik musta nimekirja ja paljude nende ainetega on midagi sarnast toimunud. Ehk et üks asi, mille eest peab seisma, et stigma võib-olla ei jääks põhjendamatult üles, nii nagu ta vaimse tervise ümber kipub üldse olema, et millegi pärast stigma seal ümber hõljub. Et inimesed on alati otsinud abi taimedest, loodusest ja mis seal salata, ravimite psühhofarmakoloogia ajalugu on täis väga õnnelikke juhuseid, kus on üritatud leida uusi ravimeid, on otsitud ravimit mingile muule häirele ja on leitud ravim psüühikale. Ehk et väga palju on olnud meeldivaid juhuseid ja need juhused on juhtunud sellepärast, et on olnud inimesed, kes on tahtnud otsida, leida lahendusi. Ja tegelikult see võiks olla see ajaloo hetk, mis samamoodi läheb edasi. Mitte vaadata meie psühhofarmakoloogia ajalugu, siis kui niimoodi kümnenditega rahul olla ja sajanditega võiks vaadata, et päris kenasti. Üsna niimoodi iga 20 aasta tagant või mõnekord natuke pikema pausiga on tulnud hästi kaalukad ravimigrupid ja nendest on paljudest siiamaani väga palju kasu. Bensodiazepiinid on jõudnud sellesse kohta, kus need on ärevuse raviks täiesti olemas, nad on palju kuju ja värvi muutnud, nad on olemas. Ja siin tasuks ka öelda, et ka nende ümber on see sama hirm, mida kipub psühhedeelikumide ümber olema, et äkki kuritarvitatakse, väga palju kuritarvitataksegi. Ehk et kõik need ravimiteks saanud ravimid, mis on inimeste heaolus väga palju muutnud, on üle elanud selle hirmu, et äkki neid ei tohiks kasutada või siis kuidas me peaksime kasutama. Ehk enne kui ravimist on saanud ravim, on nad kõik olnud mõneti muret tekitavad ja ükski otsus ei ole juhtunud lihtsalt niimoodi, et hakkame kasutama. Ehk et tervishoius ravimiks saab siis ravim, kui on ikkagi korralikud uuringud toimunud ja kahtlemine ei olegi halb. Ehk et ka see eelmise aasta augusti FDA stopi panemine MDA kasutamisele ei ole just sellest halb, vaid pigem räägib sellest, et ongi turvaline, peabki mõtlema ja kaalutlema. Ja 21 sajand võiks nagu vaadata, et päris äge, et järjest paremini uuemad ravimigrupid on tulnud. Lihtsalt kui sa arstina selle peale vaatad, siis sa mõtled, et sama atüüpilised antipsühhootikumid, mis on kasutusel, ega seal ei ole toimunud nüüd viimastel aastakümnetel selliseid suuri läbimurdeid. Me oleme väga palju kõikide nendest asjadest, mis siin üles on loetud, teame juba päris pikalt. Aga meil on ikkagi probleeme sellega, kuidas inimesi piisavalt aidata. Et justkui nagu on areng toimunud väga paljudes suundades väga edukalt, meil on võimalus ravida psühhoosi, meil on ravida võimalus depressiooni. Ketamiin on juba psühhedeelikumidest liigendatud ravimiresistentse depressiooni ravisse. Väga äge, aga miks siis ikkagi ei aita? Nüüd on see slaid, mida Neeme palus ja siia võiks nüüd seda nimekirja pikemakski teha. Ma natuke liigendasin, et esimesed on taimsed väga pikalt kasutatud psühhedeelikumid ja mida lõpupoole on sünteetilisemad. Ketamiin nendest, nagu ma jõudsin mainida, on juba ravimina kasutusel. Mida nad teevad, miks üldse võiks olla huvitatud nende kasutusele võtmisest?
nad on kiirema toimega, ehk et kui me antidepressanti, klassikalist esmavaliku serotoniin selektiivseid kasutame, me ei saa nii kiiresti ravimite toimet või me näiteks ei saa seda kõikidel inimestel sama edukalt. Ja mis on hästi oluline, me lihtsalt ei taha inimest saada mingiks hetkeks paremaks, me tahame, et tema aju paraneks sisulises mõttes ka, et neuroplastilisus on tänapäeval hästi oluline märksõna, et kuidas me saame neuronid taastuma, kuidas me saame taastuma kinni jooksnud traumadest, häirest, mingist muust psüühikahäirest, kinni jooksnud närviringlused, ehk et kuidas me saame inimese taas toimivaks, paindlikuks igapäevaeluga sina peal, ehk et see on üks põhjus, miks psühhedeelikumide poole peaks vaatama, ehk et koos terapeudiga on võimalus, et inimene muudab oma toimetulekuviise ja ka tema aju reaalselt kesknärvisüsteem, neuronite ikkagi uuenemine, uute ühenduste loomine, paindlikumate ühenduste loomine, mis viib selleni, et inimene suudab tegelikult oma elu taas juhtima hakata ja muidugi kiirus. Aga miks see kiirus on oluline või miks on paindlikkus oluline? Ega reaalselt ei ole psüühikahäirete ravis, siin on mõned meil välja toodud, depressioon ja ärevushäired on kõige suurema levimusega ja ma panin meelega need numbrid, mis räägivad maailmast ja ka tegelikult selle teise poole, et ravilõhe on jätkuvalt väga suur. Arenenud riikides on need ravilõhed, ehk et te võite ette kujutada riike, kus ei ole psühhiaatreid, ei ole tervishoidu sellisel moel, seal on need ravilõhed veel suuremad, ehk et vähemalt pooled inimesed, kes abi vajaksid, jäävad üldse ilma abita. Ja omakorda, et kuidas need ravimid mõjuvad, see on teine pool, ehk et antidepressantidest kuskil 60%, no võib-olla 70%, kui uuringut vaadata, saavad sellega efekti inimesed, kui tal ei ole mingeid kaasnevaid probleeme, ehk et me ei ole üldse mingis imelises kohas praegu, kuigi võiks arvata, et tsivilisatsioon on kõvasti arenenud. Posttraumaatiline stressihäire, et traumaterapeudid siin saalis, kes sellega igapäevaselt meeletult vaeva näevad, teavad, kui raskelt need inimesed paranevad. Aga kui meil on inimene, kellel on mitu haigust korraga, mis ei ole üldse ebatavaline psüühikahäirete puhul, tal on posttraumaatiline stressihäire, tal on alkoholi kuritarvitamine, ehk et tema aju on veel rohkem kannatanud, siis on teda veelgi keerulisem ravida. Ja kõikide nende kaalukate tagajärgedega häirete ravilõhed on häbiväärselt suured ja jätkuvalt, need on pikalt püsinud suured. Siia võiks seda nimekirja pikemaks panna, aga täiendavad väljakutsed, et on see, et me ei saa nende ravimitega kõikide häirete puhul olemasolevate ravimitega nii häid tulemusi, kui me tahaksime. Kui depressioonist rääkida, siis ravimresistentne depressioon 1/3 inimesi tavapärastele raviskeemidele üldse ei allu ja neile on ka vaja abi. Ehk et me kaotame inimeludes ja me kaotame elukvaliteedis. Võib-olla see ei ole üldse ilus rääkida, kuidas vaimse tervise häired jätkuvalt tekitavad puuet, me peaksime rääkima sellest, kuidas kõik on hästi, tegelikult ei ole. Päris paljude inimeste elu on neetud halvas kohas sellepärast, et ta ei saa piisavalt ravi ja see pandeemia, see laviin ei ole sugugi peatunud. Arstid võiksid, no me teeme mõnikord nalja, et võiks paariks jaguneda, et arst ja patsient, ühiskonnad võiksid kõik niimoodi jaguneda, siis vahepeal patsient peaks muidugi arste ka ravima. Ehk et päris keeruline. Abivajajaid on nii palju, et on vaja uusi lahendusi. Ja rahast ei armastata rääkida, aga see on see, mis on hästi oluline, et meil oleks soe, meil oleks süüa, meil saaksime oma lastele ülikoolid ehitada, me saaksime ka iseendale, oma peredele heaolu tagada. Väga palju seda vaimse tervise häirete ravimise puudujääki väljendub selles, et inimesed jäävad haridusest, tööelust eemale ja nad ei suuda ei ennast ega oma lähedasi aidata, ammugi ühiskonda edasi arendada. Me tegelikult väga palju kaotame inimeste elus. Ja siin ma tegelikult hakkan otsi kokku tõmbama, et ei ole põhjust olla tagasihoidlik ja arvata, et sa ei peaks uusi lahendusi otsima. Inimelud on nii palju väärtuslikud, elukvaliteet on nii tähtis ja kui on näha võimalused lahendusteks, siis tuleb neid otsida ja see on see, mille üle arstiteadus ja üldse teadlased maailmas ongi alati uhked olnud, et tuleb otsida uusi lahendusi ja tuleb neid teha targalt, küpselt ja
tuleb ka stigmasi ületada, nii ravimitega seotud stigmasi kui psüühikahäiretega seotud stigmasi, sest et kes vähegi on ise olnud haige või kelle lähedane on haige, saab väga hästi aru sellest, kui tähtis on võidelda, et inimesed saaksid olla rahulikud, terved, õnnelikud, tõesti ennast teostada. Ja see ongi tegelikult selle tänase päeva kõige tähtsam koht, rääkida sellest, kuidas me edasi areneme targalt. Suur aitäh! Ei, veel võiks jääda lavale siia hetkeks. Meil ka mõned küsimused, et oleme ajast ilusti ees. Kõigepealt selline küsimus, et me räägime nendest ainetest, mida saaks kasutada. Neid aineid saab mustalt turult juba nii. Et inimestel võib tekkida tunne, et hakka neid ise kasutama. Kui veel meditsiin ei ole võtnud neid kasutusele, et kasuta neid ise väikestes kogustes ja võib-olla leian ise lahendust. Ja inimestele üldiselt meeldib ise lahendusi otsida, mõned ei saa seda ka pahaks panna. Parem oleks, kui ta otsiks turvalisi lahendusi ja leiaks siiski võimaluse seda arstiga koostöös teha. Ehk et ainuüksi ketamiini kasutamine on Eestis võimalik. See on läbi uuritud, sellega võiks tegeleda sügava rahuga ja tuleb andagi oma toetus sellele, et need lahendusi otsitakse kiiremini, siis ei pea ise endale otsima abi, aga see on inimlik, inimesed teevad niimoodi ja seda enam nendele teistele, kellel on võimalus uurida, lahendusi otsida, on seda mõistlik teadvustada ja vaadata, mida annab teha. See on mõlemad pidi väga normaalne protsess. On küsimusi meil saalist, oodake siis mikrofon ära, kes kui tahab küsida. Praegu hetkel ei ole. Üks huvitav selline tähelepanek, et ka minu enda saadetes on kõlanud arvamusi, et Eesti psühhiaatrid on väga konservatiivsed oma lähenemises. Ja huvitav, nüüd ma kuulen, kuidas te psühhiaatrid isekeski tegelikult otsite uusi lahendusi, ka kinnistel foorumitel arutate neid teemasid. Et see ei pea paika, et Eesti psühhiaatri on väga konservatiivne. No me ei torma lavale kogu aeg, mina praegu olen, aga üldiselt suuremas ajast Eesti psühhiaater rabab palehigis tööd teha ja loeb teaduskirjandust ja käib konverentsidel ja väga eestlased on hästi ambitsioonikad. Kõik, mis toimub USA-s, kõik, mis toimub Euroopas, on väga-väga hästi teada. Lihtsalt, kui sa oled arst, siis sa ei tormagi uisapäisa teatama asju. Seda võimalust sul ei ole, sul on võimalus koguda teadmisi ja siis rahulikult teatada oma patsiendiga aruteludes, mida on vaja. Võib-olla patsiendid peavad oma arstidest rääkima rohkem, et milline tema arst oli, et kes leidis talle lahendusi. Nii et me oleme tagasihoidlikud konservatiivid tõesti, aga kui on vaja, siis teeme suu lahti. See kriitika, ma mäletan, tuli siis, kui me tegime lugusid pärast seda, kui Ameerika Ühendriikides legaliseeriti väga ulatuslikult kanepi kasutamine, et Eesti psühhiaatrid on väga resoluutselt selle vastu ja näete siin see konservatiivsus, et mujal maailmas juba tehakse. Ega üle maailma on psühhiaatrite arutute asjade vastu, ehk et kui midagi ei ole ravimina kasutusele võetud, siis arst ei saagi seda toetada. Kanepi vastu olete seni? Kui kanepist saab ravim ja mulle seda veenvalt tõestatakse, mõnuaine, selle poolt ma ei ole, aga kui kanepist saab ravim ja sellel on raviprotokoll ja annused ja kõrvaltoimed on korralikult välja kaalutud, siis on teine lugu. Lihtsalt niisama arstid tõepoolest ei manusta inimestele asju, siis ta ei oleks arst. Seda teevad teised asjad. Kas on tekkinud kellelgi küsimuse soov? Kui ei, siis läheme oma aruteluga edasi. Kohtume pärast paneelis.